Mikko Ketron vana, täna Elvaga 0-0 viik. Võib julgelt öelda, et vist ei ole see tulemus, mida täna tahtsime? Jaa, kindlasti, et tahtsime, pidime võitma, aga jah, kahjuks ei löönud oma asju ära ja nii ta läks. Ma arvan, ka mänguliselt me olime tegelikult pigem domineerisime, aga jah, kahjuks ei saanud seda hiiletäppi peale. Jah, võimalus oli sisse läinud ja tänu sellele 0-0 viik. No võibki öelda, et kui eelmises mängus Tabasalu vastu meil neljapäeval kaitseliinist mitu kindlat langejat, ründesektsioonis tegelikult seisud päris head, aga mille taha siis täna jäi, et kõiki neid võimalusi ära ei löönud, et eriti esimesel poolel oli päris palju, et kas oli siuke väike närv võib-olla sees, et Lõuna-Eesti lahing ja kõik? Ei, ma arvan, närv ei olnud, kõigepealt muidugi minu otsa saab vaadata, et see Pennu, eks me rääkisime ka, et ma polnud vist juba mingi aasta aega ühtegi Pennut saan lüüa, et ma polnud ühtegi teeninud ja nüüd ta lõpuks tuli ja siis iseenesest ei olnud nagu närvis, aga ma ei tea, kuidagi väsimus ka olnud, ma olin väga enesekindel ja kuidagi läksin vist liiga ristnurka püüdma, et väga kahju raisk, ja meil oli veel võimalus, et ma ei tea, no kahju oleks pidanud ikkagi punkte saama, et anname punkte ära praegu. Aga närvi kui sellist ei olnud, et oli teada, et tuleb siuke viimane mäng ka enne pausi ja ei, minu meelest ei olnud ja Ketroni koha pealt ka, et väga tublisti esimene mäng, et minu meelest ega ta just ju jama ei teinud kirjuta kordagi, et minu meelest väga hea debüüt, et väga enesekindlalt mängist väga tubli. Saingi treenerit kasu, et mängid kindlalt ja tervet ja teeme seda, mis oskad ja. Et kokkuvõttes tribüünil oli ka kuulda rahva seast, et inimesed jäid sinuga väga rahule. Kuidas ise, oled rahul selle algkoosseisu debüüdiga? Loomulikult olen. Väga halvasti ka mänginud, siis. No Elva vastu sel hooajal esimeses voorus napp 0-1 kaotus, nagu me kõik teame, mis seal mängus juhtus, nüüd 0-0 viik, et miks meil on Elva vastu kuidagi raske olnud? No eks ongi terbiala, et siuke võib-olla nagu vastased on ka rohkem meie vastu nagu häälestatud, et ei ole tavaline reamäng, on ju, et jah, aga praegu mis mõte mul pähe tuli, et esimene mäng oli sarnane, et see oli natuke kahelda penalti või nii-öelda mitte milleski tekkis penalti, vastased lõid ära, on ju, meile anti samasugune olukord ja üks mees ei löönud ära, et siin ongi vaata nüansid, et 1 sai 3 punkti, nüüd me saime mõned viigi, aga see on derbimäng alati, Tammeka tuubli keemine samamoodi, et vastased kohe on rohkem motiveeritud ja fännid elavad rohkem. No lisaks sellele, et Ketron tegi täna algkoosseisus debüüdi, Velko eest täna tegi teises pooles ka Taio Tõniste debüüdi. Mida Taio nii kogenud mängijana võistkonnale juurde annab? Eriti noortele mängijatele annab see kindlasti rohkem niisugust kogemust teha mängimine puhul. Ja nagu mulle ka isegi, et selles mõttes, et ka minust kogenum ja väärikam, et kui tema mängib kas või trennis, siis ka mina grammi võrra pingutan rohkem, et näitan ikkagi suudan ja oskan ka, et igatahes väga vajalik mees ja kogemused ja minust mängu tuli ka kohe suutis rahustada õigel ajal ja kõik need pausid, asjad, et see kogemus ikka loeb ka. No väga tore, nüüd ootab ees nädalane paus, võib vist öelda, et meeskond juba väga ootab ja tahab väikse siukse hingetõmbe hetke teha. Ja ma usun küll, et natuke puhata ja suvi ka, et loeme akkus ja lähme edasi, et ma arvan, et üldseis ei ole ju kõige hullem, et tõsi küll, ma olen siin punkte ära andnud, tahaks eespool olla, aga laias on ikkagi okei, et oleme ikka seal üleval pool, Ja sinul, Ketron? Nõustun Tekoga, aga ma teen ikka tubliga trenni, et minul väga puhkust ole. Väga noor mängija peabki palju trenni tegema. Selge, aga aitäh teile ja näeme siis, kui teil uuesti mängud peale hakkavad.